Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna jääradele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele. Nii, aga esimeseks võtame selle lugemise jäära olemuse energia. No nii, kukkus juba välja. Sauade 4 ja ristava energia ehk siis väljakutse. Tähekaart. Nii. Alateadvuse energia. Eisrinna. Nii. Möödunu. Mõõkade 10. See, mida ma arvan, et ma tean, soovin. Sauade rüütel. Lähitulevik, mis mõjutab. Müntide rüütel. Kuidas ennast tunned selles olukorras? Müntide 7. Sinu keskkond, ehk siis teised. Mõõkade 8. Nõuanne või hoiatus. Nii, kaarikute kaart. Potentsiaalne tulemus sauadest. Nii. Aga vaatame siis, ma tõstan siit eemale natuke. Sauade 4. No sauade 4 on tugev vundament. Need on inimesed minu ümber ja see näitab ka vahel tähistamist, sellist vaheetappi millegi osas, millegi saavutamist, koos viibimist, koos. Lihtsalt hea on olla nendega lähedastega koos ja naudin seda koos olemise energia. See võib olla jah, et olen jõudnud mingi verstapostini ja tähistan seda. Aga selline rõõmus energia ja veedan mõnusalt aega oma lähedaste seltsis. Sauade 4 energia on selline tähistamine, heaolu, kogukond, perekond, ka stabiilsus võib-olla, et suhetes perekonnas vahel näitab abielu, liikumist järgmisele tasemele suhtes, soovi liikuda. See näitab ka toetust. Vahel näitab ka tegutsemist nagu lähedaste või kodu nimel. Nüüd siin ristavaks energiaks on täheenergia ja see on võib-olla millegi osas selline lootusetuse tunne, et ma ei näe seda, kuhu ma tahan jõuda, et täht on ju selline lootuse energia, aga siin täht nagu väljakutsena on võib-olla ebakindlus või millessegi ei usu või ma ei näe seda, kuhu ma tahan jõuda või vahel see võib näidata, et millegi osas tervenemine võtab aega, võib-olla vahel on tervisega seotud asju, et kuidagi taastumist on vaja rohkem, võtab aega midagi rohkem. Nii, aga võtame ühe selgitava kaardi siia juurde. Mõõkade 7. Mõõkade 7, millessegi ma ei usu, see võib ka olla, sest mõõkade 7 on taktikakaart, strateegikaart, keegi, kes ei näita, nagu varjab maski taha ennast, nagu mult võetakse relvad, võetakse millegi osas võib-olla võimalus. Usaldamatus on mõõkade 7, on selline usaldamatus, reeturi energia ja mõõkade 7 puhul selline trikitamine on, et võib-olla sellepärast ma ei usugi või sellepärast ma ei usaldagi, et kellegi osas on nagu kuidagi keeruline, et selline nagu ta varjaks midagi, selline tunne, nagu vaikselt ja kiirelt ja selja taga tegutseks. See on usaldamatuse energia, kas mina ei usalda kedagi päris 100% või keegi ei usalda mind ja mul ei olegi usku ja lootus selle osas. Samas siin mul on kindel vundament, minu inimesed minu ümber, millesse ma saan nagu loota midagi, mis ei kõigu. Väga vastakad energiat, need ongi ristav energia, et justkui millegi osas on hästi, siis teise osas ei ole nii hästi. Minu alateadvus, siin on keisrinnakaart, see on ema, naine,
Keisrinna on energia, kus viljakus, produktiivsus, keisrinna toob midagi, keisrinna loob midagi maailma ja keisrinna puhul on selline nagu energia, kus ma loon väärtuseid tulevikuks ja ma tean, et see on hästi positiivse energiaga kaart, kus on selline soovide reaalseks muutumise potentsiaal, tingimusteta armastuse energia, et see võib näidata vahel naist, ema, kirglikku pühendumust millegile, hästi särav energia ja keisrinna toidab oma lähedasi kaastunde ja hoolitsemisega. Ja see kaart, see on energiakaart, mis tõmbab armastust ja tähelepanu ligi, et võime luua, kasvatada, saavutada, et siin on mingisugune salasoovid millegi loomiseks. Armastajate kaart, et siin on armastajate kaart, võib olla mõnel järeltegemist kaksikuga, et kas siin on ja naine, ema, looja, viljakuse, jumalanna energia on siin, hästi selline külluse, empaatia energia, liidu energia, vabatahtlikult pühenduda, et see on mul alateadvuses kindlasti selline suhte energia, sest armastajate kaart näitab tihti otsuseid, valikuid, aga siin on oluline sügav usaldus ja sundimatu soov pühenduda, et aga ma ei tohi enda soove ja enda heaolu nagu kuhugi tahaplaanile lükata. Et see on selline, et minu süda on avatud, valmis avanema mingisuguseks sügavaks suhteks, tundeks, võimalus soove ellu viia. Nüüd möödunu, millest lahti lasta on siin mõõkade 10, see on mingisugune keeruline lõpp. Midagi on lõppenud. Midagi on haiget teinud. No siin on 10 korda selga löödud. Ma vaatan ja igal juhul on see energia, mida kui huvitav, siin on keiser, siin on keisrinna ja see on mul kogu aeg kuklas. Keiser on jällegi isa, mees, juht, liider. Midagi on lõppenud, aga keiser on energia jällegi, mis ütleb, et ma juhin oma arengut enesekindlalt. Keiser on jäära enda energia. Et ma loon midagi. Hästi ambitsioonikas energia, aga see vajab distsipliini, et siin on midagi nagu lõppenud, aga ma ise juhin, ma ise loon oma keisririigi ja loon parema tuleviku, aga siin on vaja metoodikat, siin on vaja kindlameelsust, siin on vaja suuta säilitada selline inimlikkus, kaastunne, mõistmine, aga juhtimine oma elu üle võtan ise enda kätesse. Et siin on nagu tahtejõud ja et sellest välja tulla on vaja nagu tahtejõudu, distsipliini ja võib-olla ongi ebamugav, aga see on võimaluste leidmine ikkagi enda tuleviku jaoks, oma lähedaste heaolu jaoks. Siin on selline respekt ja usaldus. See, mida ma tean, on julged otsused, vaprus, sest siin on sauade, sauad on jäära enda energia, tuline energia, aga sauade rüütel on minu kõige vaprem ja julgem rüütel. Just kui lähen sinna ka, kui keegi teine ei lähe, julgen teha otsuseid, selline energia, kus julgen püüda oma unistusi, seda, mis mind kõige enam inspireerib. Ma ei hoia tagasi, olen spontaanne, ületan takistusi, asjad liiguvad võib-olla kiiresti, on palju teha, saab palju tehtud. Et siin on see, et kui midagi, vahel see nõuab mult rohkem, kui ma võib-olla julgeks tahaks, oleks mulle mugav. Et siin on seda julgust vaja ja ma lihtsalt teen ära, et saavutada midagi, et ma tean, et muidu ei saa. Ja siin on müntide 10. Ja müntide 10 on, pean olema vapper julger, siin on pühendumine, müntide 10 on pärandi energia, perekonna energia, põlvkondade energia, jõukuse energia, stabiilsuse loomise energia, traditsioonide loomise energia.
see nõuab minult julgust, vaprust, tegutsemist. Kas see on selline stabiilne näiteks kooselu, stabiilne suhe või siis rahaline heaolu, midagi materiaalset, ettevõtmine, kodu, äri, et see nõuab minult ja julgust ja tegutsemistahet ja selline teeme ära, ma pean olema vapram, julgem selle nimel. Nüüd lähitulevik, mis sind mõjutab, siin on müntide rüütel ja müntide rüütel tuleb siin münte käes, aga müntide rüütel on väga aeglane energia, vastupidiselt sellele tulisele, just kui ma tahan, et asjad läheks kiiresti, julged otsused teeme, siis müntide rüütel on paras pidur, et tema 9 korda enne mõõdab. Ja siis hakkab alles, tema on selline oota ja vaata, vaatame, homme, selline energia, aga samas müntide rüütel on väga töökas, väga praktiline, ei tee suisapäisa midagi. Maamärgi energia, et saavutada midagi kindlat, hästi töökas, keskendub väga sellele, mida soovib saavutada. Aga aeglane, võib-olla asjad ei lähe, siin kõrval on kohe sauade poist, et see võib olla 2 erinevat inimest või kuidagi see olukord pluss jääraenergia kokku on väga 2 vasta, justkui üks tahaks edasi ja teine on, võtame rahulikult, mõtleme läbi energia. Sauade poist on jälle selline seiklusjanu siin juures, et teeme ära, õpime selle käigus. Aga tahaks võtta riski, tahaks tunda, tahaks seigelda selline energia, vaatame, mis saab. Aga müntide rüütel on selline rahulik, ootab ära, mõtleme, teeme parima otsuse, 1 kord otsustame. et selline praktiline energia, aga samas usaldusväärne, aeglane, töökas, järjekindel, pühendunud, aga konservatiivne energia. Et siis on seda utsitamist, õppimist, seiklemist juures. Kuidas jäär ennast tunneb, siis müntide 7 on minu jaoks selline teen pikki plaane energiat, vaatan kaugemale ette energiat, justkui müntide 7 puhul eesmärkide poole liikumine, ka seda müntide rüütel siin liigub kindlasti, aga aeglaselt liigub. Ja siin on ka see hetk, kus ma võtan aeg-ajalt aja maha ja vaatan, kuhu ma siis panustan, kellesse ma panustan ja vahel mõtlen, et kas üldse tasub, kas see toob ikka selle tulu, mida ma ootan. Et müntide 7 on tegelikult minu jaoks selline hea stabiilse investeeringu kaart, aga see tulu võtab aega. Et see, millele ma või kellele ma pühendun, see, et ma seda nautida saaks, see võtab aega. Siin on 7 mul mängus, et 7 näitavad lähenemisviisi parendamise võimalust, et ma mõistan, mida ma soovin saavutada, mõistan, millised on minu võimalused ja ma mõtlen läbi, kuidas, kuhu edasi, mida ma saaks paremini. Siin karikate 7 on palju valikuid, unistusi ja tõenäoliselt ma kõike seda saavutada ei suuda. Ma pean valima, kuhu ja siin mõeldakse, kuhu ma panustan, millesse ma panustan, kellesse ma panustan. Et see tooks mulle selle tulu, mida ma soovin. Siin sinu keskkond, siin on mingisugune ärevus. Keskkond on ärev, kas keegi minu lähedastest on puntras omadega, lõksus omadega, ärev, sest mõõkade 8, 7 olid enne, mõõkade 8 on energia, kus on selline väljapääsmatus olukorras tunne ja keegi, kes selline tunne, kus on keegi, kes on nagu abitu ja ma ei saa ja ma ei tea, kuidas ja keegi ei aita mind, selline energia. Ja näeb asju negatiivsemalt, kui need võib-olla on, ise keerutab ennast oma mõtetega väga puntrasse. Liit, karikate 2. Keegi, kellega... Sest karikate 2 on selline liidu energia. Kellegiga, kellega ma olen tegelikult sünkroonis, keda ma toetan. Tegelikult selline rikastav suhe. Rikastav suhe, aga karikate 2 puhul
on partnerlus, on hingesugulus, selline sõpruse energia, sidemete, ühtsus, selline liidu energia, jõudude ühendamise energia, keegi vajab tuge. Keegi on puntrast, keegi näeb asju halvemini, kedagi tuleb võib-olla siin toetada. Keskkond on selline. Meeskonnatööd võib-olla, lugupidamist on vaja, sellist liit, abielu, keegi on ärev. Kuidagi sellist keskkond on ärev ja samas siin on vaja tuge toetust. Nüüd nõuanne hoiatus on kaarikute kaart ja kaarikute kaart on teekonnakaart. Näitab kolimist, liikumist, lihtsalt teekonda, sõidukeid, juhtimist. Ja siin on karikate äss ka. Siis kaarikute kaart on minu jaoks energia, kus on võimalus saavutada esiteks midagi enamat. Ja sest see on teekond, see on võimalus saada midagi enamat. Kui siin nagu võib-olla kistakse mitmele, keegi tahab ühte, keegi tahab teist, sest siin on must ja valge hobune. Aga keegi peab seda kaost ka juhtima. Siin on vaja juhtida. Kaarikute kaart näitab, et kui sul on eesmärk, mis sind rõõmustab, mis sind kuidagi karikatässa puhul, kuidas sinu süda on avatud millegile ja see on hästi positiivse vibratsiooniga alguse energia ja see on selline rõõmus energia, tugev tõmme millegi kellegi poole ja keegi peab juhtima seda olukorda ja siin on, kaarikud ütlevad lihtsalt, et see on teekond, millel on takistusi, millel on vastuseisu, aga seda rohkem sa hindad seda eesmärki, mille poole sa püüdled. Et lihtsalt sa pead juhtima seda ja proovima neid põrkuvaid vastakaid energiat ühes suunas liikuma saada. Et sa suudad panna ühise eesmärgi poole liikuma. Et tuleb julgelt kasutada ära kõiki oma oskusid, oma võimalusi, et saavutada see edu, sest siia on edu sisse kirjutatud selles kaardist, et see on see, aeg on valida see, mida sina ka päriselt ise soovid, et seda juhtida, ma ise juhin enesekindlalt nii kiiresti, nii kaugele sinna, kuhu ma soovin, et see, keegi peab haarama ohjad, et see on olukord, kus jäär peaks haarama ohjad, et saavutada seda, mis on talle oluline ja siin on sellist, ei ole alati ühel eesmärgil minekut. Nüüd see tulemus, mis on ootamas, siis siin on sauatäss ja sauatäss on minu jaoks energia, kus säde süttiv, uued ideed ja sauatässa puhul on uus seiklus, uus kirg, et avaneb võimalus, hästi inspiratsioon tekib, entusiasm tekib, selline loomepuhangu flirtimise energia, kirglik energia on see ja see otsib väga potentsiaali välja saada ja ka selline soov, millegi algus, midagi, mis nagu leek sütib, säde sütib, vaata millegi poole, et lennata sinna. Kaalude energia, õigluse kaart, säde on, aga ma tahan teha ausalt, õigelt, tasakaalustatud asju. Et ma tean, et minu tegudel on tagajärjed ja õiglus on kindlasti see, et ma jälgin ka, et ma ei lähe ainult kirega, vaid ma jälgin ka fakte. Loon tasakaalu, et teha õigesti, ajan asju õigesti, kui siin on minu kirg, mida ma soovin saavutada, siis ma tahan asju teha õigesti, tasakaalus, võib-olla ka juriidiliselt õigesti. Et siin lähtun faktidest, ei anna hinnanguid millegile enne, kui ma tean kogu infot, et hästi tark, õiglane, aus energia. Sellised sõnumid jäärad teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.